paranda oma tervist iga toidukorraga. B-vitamiinid, vajalikkus, toiduaine, puudus, üleküllus. Vesi lahustuvad vitamiinid nagu C ja B-rühma vitamiinid imenduvad paremini koos veega, seega on soovitatav neid tarbida koos vedelikuga. N, B, C ja enamik B-vitamiine ei salvestu kehas ja vajavad regulaarset tarbimist. B1-vitamiin on vesilahustuv vitamiin, mis ei salvestu kehas ja vajab regulaarset tarbimist. Vajalikkus, energia tootmine, närvisüsteemi toimimine, südame-veresoonkonna tervis, immuunsüsteemi tugevdamine, seedeprotsesside reguleerimine. Naha, juuste ja silmade terviseks ning aitab reguleerida veresuhkrutaset. B1-vitamiini ehk tiamiini päevane soovituslik kogus täiskasvanutele on 1,0–1,4 milligrammi päevas. Mida aktiivsem on elustiil, seda suurem on B1-vitamiini vajadus. B1-vitamiini leidub mitmesugustes toiduainetes, sealhulgas köögiviljades, puuviljades, munades, piimatoodetes, maitsepärmis, ubades, läätsedes, kaunviljades, sea- ja linnulihas, pähklites, eriti makadaamia, maa, pekani ja parapähklid, ning seemnetes, eriti linaseemned ja hiiaseemned. Samuti on täistelatooted nagu pruun riis, täisteraleib ja kaerahelbed, head B1-vitamiini allikad, kuna tiamiin on kontsentreeritud terakestas. Rafineeritud teradest on B-vitamiinid suurel määral eemaldatud. B1-vitamiini imendumist soodustavad C-vitamiin, kaunviljad, puuviljad. Vitamiini imendumist takistavad liigne alkohol ja liigne kohvi. Puuduse tundemärgid on väsimus, nõrkus, isukaotus, närvilisus, keskendumisraskus, mäluhäired, iiveldus ja oksendamine, kõhupuhitus, lihasvalu ja depressioon. Ülekülluse tundemärgid on südameprobleemid, isukaotus, kaalulangus. B1-vitamiini üledoosi sümptomid on haruldased ja tekivad tavaliselt liigsel toidulisandite tarbimisel. B2-vitamiin ehk riboflaviin on vesilahustuv vitamiin, mis ei salvestu kehas ja vajab regulaarset tarbimist. Selle olulisemad funktsioonid on seotud ainevahetusega, energia tootmisega, nägemise ja naha tervisega. Täiskasvanutele soovitatav päevane kogus jääb vahemikku 1,1–1,4 milligrammi päevas. Seda leidub toiduainetes nagu veiseliha, linnuliha, kala, eriti sardiinid ja lõhe, piimatooted, munad, rohelised lehtköögiviljad, spinat, kapsas, roomasalat, mandlid, päevalilleseemned. B2-vitamiini imendumist soodustavad C-vitamiin, kaunviljad, puuviljad. Vitamiini imendumist takistavad liigne alkohol ja liigne kohvi. Puuduse tundemärgid on suu- ja huulte lõhed, huulte kuivus, silmade väsimus ja valgustundlikkus, nahalööve, väsimus ja nõrkus. Kilpnäärme talitushäired võivad mõjutada B2-vitamiini imendumist või suurendada selle vajadust. Ülekülluse tundemärgid on peavalu, iiveldus, oksendamine, valgustundlikkus. B3-vitamiin ehk niatsiin on vesilahustuv vitamiin, mis ei salvestu kehas ja vajab regulaarset tarbimist. Selle peamised funktsioonid on seotud ainevahetuse, närvisüsteemi ja energia tootmisega. Päevane soovitatav kogus sõltub vanusest ja soost, kuid täiskasvanud meestele on see tavaliselt vahemikus 16–20 milligrammi päevas ja naistele vahemikus 14–17 milligrammi päevas. B3-vitamiini leidub mitmesugustes toiduainetes, sealhulgas linnulihas, sealihas, veiselihas, tuunikalas, lõhes, pähklites,
eriti maapähklites, seemnetes nagu päevalille seemned ja ökoloogilistes täisteratoodetes, pruun riis, quinoa. B3 vitamiini imendumist soodustavad C-vitamiin, kaunviljad, puuviljad. Vitamiini imendumist takistavad liigne alkohol ja liigne kohvi. Puuduse tundemärgid on väsimus, nõrkus, isukaotus, punetav nahk. Ülekülluse tundemärgid on maksakahjustus, kõhulahtisus. B6 vitamiin ehk püridoksiin on vesilahustuv vitamiin, mis vajab regulaarset tarbimist, sest organism ei suuda seda ise toota ja varud ammenduvad umbes 12 tunni jooksul. Soovitatav päevane kogus täiskasvanutel on 1,7 milligrammi meestele ja 1,5 milligrammi naistele. B6 vitamiini olulisemad funktsioonid hõlmavad ainevahetusprotsesside reguleerimist, närvisüsteemi toimimist ja neurotransmitterite tootmist, punaste vereliblede moodustumist, immuunsüsteemi tugevdamist ning hormoonide ainevahetust nagu kortisooli ja östrogeeni tootmist. B6 vitamiini leidub mitmesugustes toiduainetes, sealhulgas lihas, kalas, eriti lõhes, linnulihas, munades, piimatoodetes nagu piim, jogurt, juust, ökoloogilistes täisteratoodetes, ubades ja läätsedes, pähklites ja seemnetes, rohelistes lehtköögiviljades ning banaanides ja avokaadodes. B6 vitamiini imendumist soodustavad C-vitamiin, kaunviljad, puuviljad. Vitamiini imendumist takistavad liigne alkohol ja liigne kohvi. Puuduse tundemärgid. B6 vitamiini puuduse tundemärgid võivad hõlmata väsimust ja nõrkust, iiveldust ja oksendamist, nahalöövet ja sügelust, juuste väljalangemist, suu- ja keelepõletikku ning närvisüsteemi häireid nagu tuimus, kipitus ja tasakaaluhäired. Ülekülluse tundemärgid. B6 vitamiini üledoosi sümptomid on haruldased ja tekivad tavaliselt liigsel toidulisandite tarbimise korral. Need võivad hõlmata närvisüsteemi häireid, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. B12 vitamiin ehk kobalamiin on vesilahustuv vitamiin, mis ei salvestu kehas ja vajab regulaarset tarbimist. Soovitatav päevane kogus alates 14. eluaastast on 2,5 mikrogrammi päevas. B12 vitamiin on oluline punaste vereliblede moodustumiseks, närvisüsteemi toimimiseks ja neurotransmitterite tootmiseks, DNA sünteesiks ning rakkude jagunemiseks. B12 vitamiini leidub peamiselt loomsetes toiduainetes nagu maks, neerud, punane liha, kala, munad, piim ja jogurt. Samuti võib leida B12 vitamiiniga rikastatud toiduaineid, näiteks taimne piim. B12 vitamiini imendumist soodustavad C-vitamiin, kaunviljad, puuviljad. Vitamiinide imendumist takistavad liigne alkohol ja liigne kohvi. B12 vitamiini puuduse tundemärgid võivad hõlmata väsimust ja nõrkust, kahvatut nahka, hingeldust, pearinglust, närvisüsteemi häireid nagu tuimus, kipitus ja tasakaaluhäired ning vaimse tervise probleeme nagu depressioon ja mäluhäired. B12 vitamiini puudus on tavalisem taimetoitlaste ja veganite seas ning võib olla tingitud teatud seedetrakti häiretest. See võib põhjustada tõsisemaid probleeme kui B6 vitamiini puudus, sealhulgas pöördumatuid närvisüsteemi kahjustusi. B12 vitamiini üledoosi sümptomid on haruldased ja võivad tekkida tavaliselt liigsel toidulisandite tarbimise korral. Need võivad hõlmata apnet, kõhulahtisust ja allergilisi reaktsioone. Kui video oli sulle kasulik, siis lisa like ja telli kanal, nii saad sa esimesena teada uuest videost. Vaata ka videot. Paranda oma tervist iga toidukorraga. Vitamiinid. Jaga julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi, siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!